Tervist, olen Illar Kohvinäolt ja täna on teisipäev, 1. detsember aastal 2020 ja juba eile kättis maad selline kerge lumekiht, aga praegust on niimoodi, et rästad tilguvad ja ilm on sula. Aga praeguses videos ma tahaks rääkida ajakirjandust natukene. Nii et teen ülevaate siis reedesest Nelli Teatajast, kus oli mul 3 lugu sees ja siis on ilmunud ka detsembrikuu ajakirjad Saatussaladused, Lemmik ja teeks neist ülevaate, sest neist on ka minu lood sees, et kohe vaatame. Nelli Teataja esikaanel on siis koroonast, et Irja Lutsar räägib testidest ja surma. Küsitlus on aga see, et mida arvata Mailis Repsi käitumisest ja sõnaga. Et vastavad siis siin Jürgen Ligi, Marina Riisalu, Urmas Sõõrumaa, Elve Särgava, Ülle Kauksi ja samuti ka Tiitse Heiki Ainsalu, kes on 6 lapse isa, nagu ütleme, Mailis Reps on 6 lapse ema, siis Väino Uibo ja Jüri Jaanson. Ja siis on ka Lastekaitse Liidu seisukoht, et laste kaastamine meedias peab olema kaalutlusele põhjendatud. Nii, ja siis on ka lugu sellest, et vaene sööb 102 euro eest kuus, et Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk selgitab, miks poliitikute arvates piisab vaeste 150 eurost kuus, et Aivar Kokk annab siis siin ülevaate selle 150 eurost toimetuleku toetus, mida ei ole juba mitu aastat tõstetud. Et on ega tsirkus küll. Ja siin leheküljel 9 on siis koroonaviiruse puhul pole päris kindlad vastused, et Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna mikrobioloogia osakonna juhataja Irja Lutsar selgitab, et ka koroonaviiruse uurimise puhul ei saa milleski liiga kindel olla. Et siin on siis, et ma küsisin ka seda, et liikvel on jutud, et hooldekodudes vanadussurma surevad vanurid pannakse koroonasurmade arvele. Kuidas seda kommenteerite? Ta vastab, et minule teadaolevalt Eestis seda ei praktiseerita, küll oli kevadel Belgias nii, et kui oli suur puudus testidest ning inimene suri tüüpiliste koroonaviirussümptomitega hooldekodus ja hooldekodus oli ka palju koroonaviirusesse surnuid, siis klassifitseeriti isik koroonaviirusesse surnuks. Nii et väga kummaline asi. Nii, aga siis edasi vaatame ajakirja Saatussaladused detsembri numbrit, kus siin esikaanel on siis Viktor Vassiljev avameelselt oma saladustest. Et siis lehekülgedel 51 kuni 53 on siis minu intervjuu. Armastatud arst ja poliitik Viktor Vassiljev selgitab, kuidas loogika abil saab jätta mulje nii, et selgeltnägemisest kui ka saatuse tajumisest. Ja siin on siis selline lugu. Ja detsembrikuu ajakiri Lemmikus on siis minul intervjuu Elve Särgavaga. Et loomaga tuleb käituda nagu inimesega. Intervjuu Elve Särgavaga mu lehekülgedel 10–11. Et Elve Särgava on kõige tuntum kohtunikuna, aga lisaks sellele on tegu ka farmipidaja ning pühendunud loomasõbraga. Et siin on siis niisugune fotoga, kus on kiisud on siin. Nii et minu arvates päris huvitavat lugemist, nii et kui tahate selle kõigega tutvuda ja osa saada sellest, et siis ostke reedel ilmunud Nelli Teataja. Nelli Teatajas on mitu huvitavat lugu sees siin ja siis detsembrikuu ajakirjad Saatussaladused ja ajakiri Lemmik. Ja ilmunud ka müstilised lood, et jah, ostke neid ajakirju, nii soovitan mina, Illar Kohvinäolt.